Koonusekujulise torniosa moodustaja on 6 meetrit ning nurk moodustaja ja põhja vahel on 30 kraadi. Arvutage koonusekujulise torniosa ruumale külgpindala ja mitu värvi kulub selle külgpindala värvimiseks, kui 2,7 liitriga saab värvida 32 meetrit ruutmeetrit. Kõigepealt teeme joonise. Meil on mingi torn, mis on koonosekujuline. Või mis on koonosekujuline. Nii et proovin teha koonusega. Okei, see on väga keeruline. Nii. Umbes nii on võrdselt. Joonlauaga ma arvan, on märkimisväärselt lihtsam seda teha. Nii, teeskleme lihtsalt, et see on võrdne. Nii, ja siis öeldakse meile, et siin on moodustaja on 6 meetrit ja nurk moodustaja ja põhja vahel on 30 kraadi. Ehk siis siin on 30 kraadi. Ja me teame, et siin on täisnurk, sellepärast, et see on koonus. Nüüd nad tahavad, et me leiaksime torniosa ruumala ja külgpindala. Külgpindala koonuses leitakse pi korda raadius korda moodustaja. Ja pindala või see ruumala leitakse 1/3 põhjapindala korda kõrgus ja põhjapindala on pi r ruudus. Ehk siis, mis meil on vaja, on praegu kõrgus, meil on vaja raadiust ja see ongi suht kõik. Proovime leida kõrguse. Kõrgus on siin ja siin on siis see raadius. Siin on väga sirge joon. Siin on raadius. Nii, ühtlasi me saame arvutada selle viimase nurga, mis siin on, sellepärast, et siin on 90 kraadi, siin on 30 kraadi ja me teame, et kolmnurga sisenurkade summa on 180 kraadi, nii et me teeme 180 miinus 90 miinus 30, see võrdub 60 kraadi. Nii et nüüd me saame leida kõik need erinevad küljed, et üks viis seda leida oleks näiteks siinusteoreemiga. Ja siinusteoreem ütleb, et külg jagatud vastava nurga siinusega on sama, mis teine külg jagatud tolle vastava külje siinusega on kolmas külg jagatud vastavalt tolle siinusega. Nii et me saame teha moodustaja miinus või jagada siinus 90 kraadi on sama, mis kõrgus jagada siinus 30 kraadi on sama, mis raadius jagada siinus 60 kraadi. Nüüd leiame kõigepealt siis selle kõrguse. Nii et moodustaja on 6 oli. 6 siinus 90 kraadist on 1 on sama, mis kõrgus jagada siinus 30 kraadi ja siinus 30 kraadi ja siinus 30 kraadi on 1/2. Ehk siis h võrdub 1/2 korda 6 võrdub 3. Nüüd leiame siis selle vastava raadiuse. Või alustame jälle samamoodi, et moodustaja jagada siinus 90 kraadi on sama, mis 6 jagatud 1 võrdub r ehk siis see raadius jagada siinus 60 kraadi, mis on 3 või ruutjuurde 3/2. Ehk siis r võrdub 6 korda 3/2 ja see on sama, mis 3 ruutjuurde 3. Nüüd meil on põhimõtteliselt kõik asjad olemas, mis meil on vaja, et arvutada
külgpindala ja ruumala. Nii et alustame külgpindalast. Külgpindala on pi korrutada raadius korrutada moodustaja. Raadius, me teame nüüd on 3 ruutjuur kolmandikku. Moodustaja me juba enne teadsime on 6 ja nüüd me ka teame, et pi on lihtsalt pi. Nii et siin on 6 korda 3 on 18, 3 korda pi. Ehk see on olemas. Nüüd leiame siis vastava ruumala. Ruumala on kolmandik korrutada pi r ruut kõrgus. Ehk siis meil on kolmandik korda pi korrutada r, mis meil oli see, korrutada kõrgus, mis oli 3. Ja nüüd siit me saame 1 korda pi korrutada, siin meil on 9 korda 3 korda 3, võiks jagada 3-ga. Siin me saame taandada ja siit me saame 27 piid. Nii. Ja see on kuupmeetrit. Ja nagu me näeme, siis need vastavad ka sobivad. Nüüd lähme arvutame, mitu liitrit värvi kulub koonusekujulised torniosa välispinna värvimiseks, kui 2,7 liitriga saab värvida 32 meetrit ruudus. Ehk siis see oli see esimene osa. Nüüd lähme teeme teist osa. Ehk siis 2,7 liitriga 2,7 liitrit võrdub 32 ruutmeetrit saab värvida. Ja nüüd meil on vaja ka teada, mis on meie see külgpindala, mida me hakkame värvima. See külgpindala on 18 ruutjuur 3. 18 pi ruutjuur 3 ruutmeetrit. Isegi see ei pea olema sulgudes, sest me lihtsalt, me just ei arvutanud seda, me juba teame seda. Ehk siis me saame seda põhimõtteliselt lahendada nii, nagu me lahendaksime mingit võib-olla protsendi ülesannet. Et 2,7 liitriga saab värvida 32 ruutmeetrit, siis küsi x, et mitu liitrit meil on vaja, et värvida nii palju seda ala siis. Ja me saame seda arvutada niimoodi, et me korrutame 2,7 selle 18 pi kolmandikuga ja jagame seda 32-ga. Nii, ja see täpne vastus ei tule, aga kalkulaatoriga arvutades tuleb, et see on 8,3 liitrit. Nii et see on see vastus. Ja vaatame. Ja see vastus tuli ka sama. Nii et see on see, kuidas seda ülesannet lahendada.